Täna õpime, kuidas Google veebdisaineri abil panna objektid liikuma. Selleks me teeme ühe lihtsa mängu. Olen mängu jaoks vajalikud pildid salvestanud digitaalne meedia kausta. Taustapildi mõõtmed on mul 480 × 281 pikselit. Alustuseks loon Google veebdisaineris uue faili. Siia panen faili nime. Siit valin, kuhu kausta salvestatakse. Ja siin valin animatsiooni mõõdud. Custom ja taustapilt oli mul mõõtmetega 480 × 281 pikselit. Animation mode valin Advanced, siis ma näen timeline'i. Praegu oleme animatsioonis esimese lehe peal. Teeme lehed kõigepealt valmis. Ja selle lehe nimeks paneme esimene. Nii, lisame uue lehe. Paneme nimeks teine. Lisame uue lehe. Paneme nimeks kolmas. Ja lisame veel ühe lehe. Paneme nimeks neljas. Nii, ja lähme esimese lehe peale tagasi. Esimesele lehele impordime metsapildi ja siin properties juures on mõttekas nimi ka panna. Panen nimeks näiteks mets ja impordime kaalustamise nuppu. Lohistan ta sobiva koha peale. Ja properties juures paneme ka sellele nime ja panengi nimeks alusta nupp. Ja nüüd aktiveerime alusta nuppu, kas siit või siit ja lisame talle sündmuse event, add event ja teeme nii, et kui hiirega klikatakse nupu peal, siis tuleb minna go to page ja teisele lehele. Okei. Ja katsetame. Katsetamiseks preview. Nii, minu animatsioon on siin. Klõpsan alusta nuppu. Kui ma klõpsan kõrval, näete, midagi ei juhtu. Kui klõpsan alusta, siis avatakse teine leht. Teine leht on mul tühi. Ja nüüd hakkame tegema teist lehte animatsioonist. Metsapilt on mul siin library's olemas. Lohistan selle siia ekraani peale ja lisan siia import assets ja jänese, ava. Nii, tõstan ta siia poole ja properties juurest panen talle nimeks jänes. Ja jänes tekib siia ka. Ja jänese liikuma panemiseks teen mingi koha peale insert keyframe. Ütleme, et 3 sekundi pärast on jänes teises lava otsas. Insert keyframe ja 3 sekundi pärast on jänes siin. Ja kui ma nüüd vajutan enter, siis jänes liigub ja jõuab 3 sekundiga teisele poole. Lisan veel ühe tegelase, import assets ja lisan lamba. Ja properties juures panen nimeks lammas ja lambaga teeme niiviisi, et lammas alustab liikumist siit ja ütleme, et lammas nüüd selle koha peal insert keyframe, et lammas liigub selle koha pealt selle koha peale. Siis ta seisab natukene, teeme insert keyframe ja seejärel 3 sekundi pärast insert keyframe liigub lammas teisele poole lava. Ja vajutan enter ja vaatan. Vajutan veel enter. Liigub küll. Ja kes tahab keerukaid liikumisi teha, siis võib neid liikumisjooni muuta, et
lähen jänese peale ja ütleme, et jänes liigub hüpetega, et siis sellisel juhul valin siit Motion Path tooli ja hakkan seda joont natukene lohistama. Niiviisi. Ütleme, et jänese algus on siin. Nii, natuke ülespoole, muidu jänes liigub ekraani pealt välja. Ja siit plussiga saab teha täpikesi juurde. Nii, jänes hüppab üles. Jänes hüppab alla. Jänes hüppab üles. Ja jänes hüppab alla. Nii, vaatame, vajutame Enter. Ja jänes hüppab. Väga hea. Ja võib vaadata ka preview nupuga. Lõpsan alusta. Ja animatsioon töötab. Ja teeme oma animatsiooni edasi. Küsimus on, kes elab metsa sees. Ütleme, et jänes on õige vastus. Ja teeme siis niiviisi, et kui jänese pealt klikkida, märgistan jänese ära, kas siit või siit. Ja lisan talle sündmuse. Nii. Kui jänesel teha hiireklikk, siis minnakse järgmisele lehele. Praegu oli meil leht 2 või teine ja siis liigutakse 3. lehele. Okei. Ja katsetame. Alusta. Nüüd ma peaks jänesele pihta saama. Aga nüüd juhtus see asi, et ma ei saanud jänesele pihta ja jänes kadus ära. Et ma pean oma animatsiooni muutma. Et nii jänese kui ka lamba liikumine on lõpmatu. Et selle koha pealt ma valin Infinite. Lambale sai ja jänesele ka. Infinite. Ja katsetan uuesti, et preview. Alusta. Ja nüüd liikumine algab jälle ja nüüd ma proovin jänesele pihta saada. Ja sain lõpuks jänesele pihta ja avati järgmine leht. Ja liigume 3. lehele. 3. lehe peale lisan library'st metsa. Ja lisan uued tegelased Import Assets ja lisan rebase. Ava. Ja see rebane on nüüd hästi suur. Properties juurest. Kirjutan selle nimeks rebane ka. Ma vajutan selle nupu sisse ja kirjutan siia 200 pikselit. Ja lohistan rebase umbes selle koha peale, kus ta võiks joosta. Ja nüüd ma teen niiviisi, et rebane ei liigu ühest ekraani otsast teise, vaid hoopis mets hakkab liikuma. Nii. Metsale olen unustanud nime panna. Paneme siis metsale ka nime. Okei, mets on juba olemas. Paneme siis mets 1. Nii, ja teeme niiviisi, et metsale teeme insert keyframe ja mets nüüd mängu alguses on näiteks selle koha peal ja 1 sekundi pärast on mets selle koha peal. Ja teeme niiviisi, et metsa liikumine on lõputu. Ja katsetame. Review. Alusta. Ma pean jänesele pihta saama. Ja rebane liigub mul 1 koha peal, aga mets. Nii, ilmselt oleks võinud metsa liikumise aeglasemaks teha. Ja lohistan seda siis natukene edasi ja vaatame, kas mets hakkab aeglasemalt liikuma. Ja, et nüüd liigub mets aeglasemalt, on natuke ilusam. Nii, ja paneme siia teise tegelase ka. File, Import Assets ja võtame kukepildi.
nüüd need rebane ja kukk on liikuvad pildid. See tähendab, et neil on iseenesest juba mingi liikumine olemas. Ja vaatame uuesti. Alusta. Jah, mul ei õnnestu jänesele pihta saada. Teeme nüüd niiviisi, et kui rebase peal klikata, siis saab järgmisele lehele. Et märgistame rebase ära ja lisame sündmuse, event. Nii, uus sündmus. Kui hiirega klikkame, siis minnakse lehele 4. Ja okei. Ja katsetame ka. Preview. Alusta. Nii. Ja sain järgmisele lehele. Ja viimasele ehk 4. lehele lisame lihtsalt ühe pildi. File import assets ja tubli. Tead metsast nii mõndagi. Ja nüüd on animatsioon valmis. Vajutame preview. Alusta. Nii, nüüd peame vajutama rebasele. Tubli, tead metsast nii mõndagi. Kui animatsioon on valmis, siis file menüüst publish ja salvestame selle praegu sellesse samasse kausta. Ja publish. Nii, ja vaatame, mis meil välja tuli. Püsta animatsioon. Ja selles kaustas otsin üles HTML faili. Ja avan programmiga Chrome. Vajutan alusta. Ja nii. Töötab küll.